teised sulle loodavad, on see kaeratakse hinnasee, kaeratakse hinnasee. sellel kasvab sammal peale, sellel kasvab sammal peale, kast see kasvab kulmu peale, kast see kasvab kulmu peale. tuule aga tuulele, tuule aga tuulele, kes ei kuule tuulele, kes ei kuule tuulele, anna meile õnnistust, anna meile õnnistust. Sarjale sa kasvatus, sarjale sa kasvatus. keegi käki kokku keerab, siis tuleb võit peale panna. jah, perenaine keerab käki kokku. käkk ja vana hea toit ju. ja nüüd tuleb käkk võima. Selle paneme siis.
on ju teada, et jaaniöösel, jaanilaupäeva öösel sõnaajal kõitseb. Ja üks vanamees mõtles ka, et tema läheb nüüd kindla peale ja vaatab, kuidas see sõnaajal kõitseb. Ta võttis oma lauluraamatu kodust kaasa ja läkski ootama. Ta teadis metsas, kus on üks niisugune päris tihe sõnajala puhmas ja läks istus sinna sõnajala puhma alla. Ootas ja ootas. Enne südaööd pani lauluraamatu sinna selle puhma alla. Ja kui südaöö kätte sai, kukkuski lauluraamatu peale sõnajala õis. Kohe tuli sinna ilmatu palju inimesi. Tuli mõisasaksu ja tuli vaime ja tonte ja kõike nad tulid ja küsisid, anna mulle oma õnne näha. Mees istus seal edasi ja ütles, eks sa võtta sealt selle raamatu pealt ja vaata. Aga vaata, sa ei tohi oma käega anda oma õnne käest ära. Ja niimoodi ta siis sai selle õiega koju ja ta sai palju rikkust ja ta sai palju raha. Kõik, mida ta ette võttis, kõik tal korda läks. Aga ühel sügisel tuli ta kõrtsi juurest ja tead, ta oli natukene purjus. Oli natukene seda kesvamärjukest rohkem pruukinud, kui vaja oleks olnud. Tuli temale vastu mõisaherra ja ütles, sa oled väga õnnelik inimene, ma olen kuulnud. Kas sa võiksid oma õnne minule ka näidata? Vanamees mõtles, et teadnud midagi kahtlustada. Ütles, eks sas vaata, võttis lauluraamatu taskust ja andis mõisaherra kätte. Sel samal silmapilgul kadus mõisaherra koos kõige selle lauluraamatu ja õiega maa põhja. Polnud ta vana tühi oli, polnud ta mõisaherra sugugi, nii et oma käega oma õnne ära anda ei tohi. Vot nii on lood. Ja noormees oli kuulnud külanaistelt, et näkineid käib ennast järve peal näitamas iga jaanipäeva laupäeva öösel. Läks tema siis ka sinna järve äärde ja järve peal paks udu. Korraga kuuleb imeilusat laulu. Kusagilt kaugelt kostab väga ilus meloodia ja noormees peitis ennast paksu pöösastesse ära ja jäi ootama. Kaua aega ei juhtunud midagi. Aga siis nägi ta udust välja sõitmas paati, kus istus väga ilus neiu. Ja laulis nii, et metsad ja mäed kajasid vastu ja ta oli nii imeilus, et poiss oli lausa keeletu. Nii ta seal kuulas ja kui tuli südaöö, võttis neiu aerud ja aerutas tagasi ja veel kaua selle koha peal, kus oli udu ja see paat oli kadunud, paistis nagu kuukuma. Selle koha peal ta seisis, oli nagu ära tehtud. Järgmisel päeval rääkis ta teistele ja kõigile külas olijatele, et temaga niisugune lugu juhtus. Teised ütles, et see on äkki neiu, kes niimoodi ennast seal näitamas käib. Tal on petulaulud, ära sa neid südamesse võta. Aga kus sellega? Noormehe hing oli kadunud, tal ei maitsenud enam söök ega jook. Ja niimoodi jäi ta päris otsa. Aga järgmisel aastal ta mõtles, et ta läheb kindlasti sinna järve äärde tagasi ja küll näki neiu tagasi tuleb.
ta läks järve äärde ja tagasi sealt enam ei tulnud. Keegi pole teda sellest ajast peale enam näinud, nii et küllap see näkk oli ja küllap ta omale elupaiga selle näki juures leidis.